Me oleme Leaga nüüd sellises situatsioonis, et me peame oma kunstiteose ära sööma, aga kuna me seda üldse teha ei taha, siis tegelikult meil on ka üks teema. Me võime rääkida kristallidest teile. No, kui me oleme valmis teinud juba sellise näitame äkki, on ju? Ja peale selle, need ongi ju nagu väiksed mandalad. Siin on 7 südant. Kas sa jälgid oma elus selliseid inglinumbreid? Ma isegi mitte ainult ei jälgi, vaid mulle näidatakse neid kogu aeg. See oleneb sellest, mis küsimuse ma esitan. Vastus tuleb nagu kohe. Tõesti numbritena, näiteks. Kuidas see käib? Kuule, ma viimasel ajal mõtlesin, et kuna ma kirjutan, kohe hakkan kirjutama oma teist raamatut. Et see nagu minu teise raamatu nii-öelda süžee on juba minu elus läbi saanud, et nüüd ma hakkan seda kirja panema. Hakkasin lõpuks pilti tegema, et muidu inimesed ei usu, et minu auto kõrval sõidavad tavaliselt ikkagi auto selliste numbrimärkidega nagu 333 või 777 või 999 on ju. Või pargivad alati on, ja mitte ainult autod, eks ole, kõik kellaajad või ükskõik mis ma hakkasin pilte tegema, mul on telefonis need erinevaid pilte, kus ma näen. Kas see numbrite seos tuleb sul ise enda seest või sa mõtled mingit üldist seost? Või ütleme, mida need numbrid sulle siis räägivad? Sa näed igal pool näiteks numbreid 17 igal pool, kus sa vaatad, meie lastega alati ütlema, kell on 17, soovime nüüd kõik, on ju. Et see on see hetk, kus nagu see soovide värav on avanenud ja siis sa saad nagu, et see, mida sa mõtled, see justkui nagu hakkab kohe realiseeruma, et siis manifesteerid. Vaata oma mõtted üle. Aga vahepeal sa lehvitasid selle plaadiga, et võime juba ära öelda, et miks see meil siin kaasas on? Sul tuli eelmise aasta lõpus välja plaat. See tore plaat. See on siis Blacki viimane plaat, kõige viimane, sest rohkem Blacki plaate kunagi ei tule. Siin on tegelikult selliseid lugusid, mis on kunagi meil ka salvestatud, nagu näiteks Kungla rahvas, mida eestlased kõik teavad hästi. Aga samas ka Ära piina mind, mis on Blacki klassika. Ja, no ma mõtlesin, kuidas ma ikka lõpetan, et see võiks olla. Aga siin on selline Ära piina mind, selline väga sensuaalses variandis, et see on aastal 2017 salvestatud. Vaatajad, kes soovivad endale seda plaati saada, saavad selle plaadi. Kas osta poest, mis on poes müügil on ju. Just. Või siis minu Facebooki leheküljed muuses saab isiklikult minu käest minu poole pöördudes ja minu nimelise pühendusega allkirjaga ja saadan otse postkasti koju ka veel. See on ka hea variant. Aga kes tahab seda nüüd kohe saada siit saatest, siis tuleb minna Elahästi TTV lehele ja vastata küsimusele. Vastata küsimusele, et selle plaadi peal on ka üks külalisesineja, kes ei ole mitte ansambel Blacki liige, aga keda te kõik väga hästi teate ja armastate väga. Kes see on? Just. Facebookis lähete Elahästi TTV lehele, seal on ilus pilt sellest plaadist ja lehest ja vastate siis kommentaaridesse ära, kes see on ja see plaat võib olla sinu. Et meil on siin ka kristallid ja kristallid on hästi sinu teema, tervendamine ja selline energiate jälgimine. Annan sulle selle koti, et mina võtsin kaasa mõned oma sõbrad, aga sul on ka siuke raske vägi on kaasas. See on nüüd see vägi, kes mul tavaliselt alati kaasas on, kui ma mingit energiasessioone teen. Enamus on siin mäekristallist, aga üks on selle niidist, sellega on hästi hea, temaga saab ka masseerida, on ju. Aga kui sa võtad, tegelikult tõmbad niimoodi üle, siis sa saad ära mõõta, siin on ka minu pendel, et mis energiat ta kogub selle energia siia sisse. Põhimõtteliselt, kui sul näiteks, ma ei tea, kuskil valutab, siis sa võid ka sellega üle tõmmata, aga sel juhul ta nagu kasutab ainult seda ühte omadust, et ta tõmbab selle energia välja sealt, mida sul vaja ei ole, eks. Aga kui sa veel kasutad häält ka, neid maha pillata sinna, näiteks ütleme, et võib-olla kuskil keha peal või et sa nagu klõbistad neid. Siis nad teevad ühtlasi ka nagu häälekamast. Need on väga väekad kristallid, mis sul siin on. Ja, nad on palju tööd teinud. Siin on ikka, mõni on, ma näitan kohe, et on päris, ütleme, et väikeseks kulunud. Need on minu kõige esimesed. Kui ilus. See ja nemad on kõik esimesed. Need kunagi olid päris suured. Nendega ma avastasin selle toksimise. See on natuke nagu šamaani trumm ka, vaata toksi taga, sa teed kivikestega.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tegelikult see teeb sellise rütmi. Just. Mäekristallis need, kus on vikerkaared sees, need on nagu kõige, ma ei tea, mis pärast, aga nad on kõige tugevamad. Vaata vikerkaarelisest süsinikkarbiid oled näinud? Ma just vaatasin juba ilusin, aga ei ole näinud, jah. See peaks olema, võta kätte, ma ei tea, nii tugev tunne tuleb igast ühest. Et kui mina võtsin selle kätte, siis mul lõi nagu ja siis ma mõtlesin, et ma tahan seda tegelast koju võtta. Et tal on kõik värvid sees olema, seda peaks nagu olema siis kõikide tšakrate esindaja ja aitab ka ühendust saada siis selliste kõrgemate tegelastega. Ja kui on vaja mul midagi väga asjalikku ja tööd teha, sa püriiti oled käes hoidnud. Jaa, ausalt öeldes tuleb tunnistada, et minu lapsed, ma elan Meriväljal mere ääres. Minu lapsed läksid ükspäev mere äärde jalutama ja tõid mulle 2 suurt püriidikamakat mere äärest leidsid. Ikkiidi vahelt. Veel suuremad kui need. Et see oli uskumatu, kuidas see võimalik on. Kus mõtlesin kohe, et lähme kaevandame kohe veel. Aga no, selles mõttes 2 tükki olidki. Shungiidi vett sa ikka teed on endale kindlasti. Teen, jah. Sa teed ka kristallide vett, jah? Shungiidi vett ma olen teinud ja ka tegelikult mäekrist. On jah? Et olen teinud mäekristallidega ka ja mis sinna veel pannakse? Kõike võid tegelikult panna, võid vette panna, vee ümber panna. See lillakivi on? Ametüst. Ametüst on. Kive me täna ei söö. Kive me täna ei söö. Kuigi nad sobiksid, vaata, kui nad siia sisse panna, super on ju. Kui selles kivide söömisest rääkides. Nii, sa sööd kive ka? Sa tegelikult ei söö. Ma ei söö kive, aga kui teil on selline mingi tore mäekristall, hammas valutab näiteks, pistad suhu sinna, hoiad seal hambas. Kui mina näiteks olen suhteliselt tundlik, et ma tunnen, kuidas ta tõmbab välja selle. Põhimõtteliselt saad kõik valud nendega ära võtta. Venitasime, mis me venitasime, nüüd me peame selle ära sööma. Tegelikult on mul juba õudne isu, ma tahaks süüa. Head isu. Head isu. Aitäh. Kuule, vaata kui ilus, kui veel värvid hakkavad siin vaikselt segunema. Mäge maal. Sa jätkad seda, see ei saa otsa kunagi. On ju. Söömine peab ka kunst olema, on ju. Meil on 3 erinevat struktuuri siis, sest et see vahukoor on selline õhuline, avokaado on selline nagu tugevam struktuur ja siis kergelt selline tükiline, hästi peene tükiga on indiapähkel. Siuke nauding maitsemeeltele. Indiapähklit, seda ma küll ei oleks osanud siia panna. Me sööme ja naudime oma toidukunsti. See on imeline viis, et lõpetada Ela hästi sarja kokkamised. Aitäh, et sa tulid. See oli nii äge, et sul oli idee teha toidukunsti ja kuidagi me võlusime välja sellised mandalad. Ja kristallid saatsid meid kogu selle aja jooksul ja võlunumbrid, nagu on näha. Kes soovib võita Lea imelist uut plaati ingli numbritega samamoodi 11 lugu, kes soovib võita Blacki viimast plaati, siis minge Ela hästi TTV Facebooki lehele ja vastake seal küsimusele, kes on see salapärane kaasosaleja Lea plaadi peal. Väärikas külaline. Väärikas külaline ja see plaat võib olla sinu. Järgmine Ela hästi saade, kõige viimane saateapsude, naljade ja kokkuvõtetega on eetris järgmisel neljapäeval 19:30. Ja siit meie ütleme Ela hästi.